Tere! Oled hakanud kuulama peaasi.ee vaimse tervise teemalist taskuhäälingut Pearaadio. Selles podcastis räägime vaimsest tervisest ja selle hoidmisest. Mina olen peaasi.ee raviteenuste suunajuht Mirjam Kase ja täna olen siin saatejuhi rollis. Tänase saate teemaks on siis suhestumine oma kehasse ja selle seos söömisega laias laastus. Aga sellest ja tegelikult päris paljust muust räägime juba meie tänase saatekülalisega, kelleks on siis Peaasjade Kliiniku kliiniline psühholoog ja minu armas kolleeg Anna Nõmmik. Tere, Anna! Tere! Anna, enne kui me hakkame kohe siin teemasse süvenema, siis ma kõigepealt uuriks sinult, et milline on sinu lemmikviis oma vaimset tervist hoida või toetada? Üks minu lemmikuid, kuna meil täna ka söömisest juttu tuleb, siis tegelikult söömine on üks minu lemmikuid. Mulle meeldib näiteks uusi retsepte ja maitseid katsetada. Väga hästi, mul on kusjuures täpselt seesama. Et kui on räägitud, et söömine ei tohi olla emotsionaalne ja emotsionaalne söömine on saanud minu kasvades küll üsna sellise halva maine, et siis mina küll omalt poolt julgustan emotsionaalselt sööma, et need emotsioonid on seal suhteliselt positiivsed. Ma ütleks ka nii, et emotsionaalne söömine täiesti normaalse söömise osa. No näed, mõtleme ühte moodi juba. Aga kas sa äkki alustuseks räägidki pisut endast, et sa töötad meie kliinikus küll kliinilise psühholoogina, et kust on tulnud siis selline erialane huvi võib-olla just selle söömise ja keha teemade vastu? Ma tegelikult sattusin selle teemaga tegelema üsna juhuslikult, et kui laste vaimse tervise keskus avati Tallinna Lastehaigla juures, vaatasin, et see oli juba 11 aastat tagasi, kui see avati. Et siis avati seal ka noorukite söömishäirete ravi osakond ja sattusin sinna tööle. Et eelnevalt võib-olla olid sellised võib-olla baasilised teadmised söömishäiretest, aga siis sain ennast süvitsi kurssi viia nii sellega, mis need haigused endast kujutavad, kuidas aidata. Ja sealt on see teekond jätkunud, ja on läinud võib-olla minu jaoks tõesti selliseks üheks huvipunktiks, millega ma tegelen ja mitte ainult just see söömise häiritud pool, vaid ka selline üldise heaolu toetamine, et tahaks küll hästi panustada sellesse, et inimesed üldse suhtuksid kehadesse, enda kehadesse kuidagi sõbralikumalt ja et sellega oleks seis parem. Väga armas. Et tõepoolest, et see söömise teema on ju huviala sul tänaseni ja tegelikult enda igapäevatöös ju söömishäireid ravid sa päris sellisel suurel määral, on mul õigus? Ja nüüd on see info kuidagi väljas ka, et see on üks teema, millega ma tegelen ja siis võib-olla ka loogiliselt satuvad minu vastuvõtule ka noored ja täiskasvanud, kellel on raskusi söömisega. Väga hästi. Aga kui me juba söömishäiretest rääkisimegi, et võtame siis võib-olla kohe selle raskema teema esimesena, et millised need meil enam esinevad või need peamised siis söömishäired on, mille raviga sina tegeled? Usun, et need nimetusi paljud on kuulnud, et kõige levinumad söömishäired on anoreksia, bulimia ja millest võib-olla räägitakse nimetusena vähem, aga mis tegelikult on ka päris levinud, on liigsöömishäire. Kas oskad neid natuke niimoodi lühidalt iseloomustada, et mis neid üksteisest eristab? Ja anoreksia puhul enamasti on nähtav see, et inimene on söönud vähe ja see kehakaal on langenud, et see tõesti võib olla midagi sellist, mida me kõrvalt vaatana ka selgelt näeme. Diagnostiliselt pannakse seda paika ka niimoodi, et see kehakaal peaks olema oluliselt madalam eeldatavast, ehk siis, et inimene peaks olema alakaaluline, aga tänapäeval me näeme ka sellist anoreksiat, kus tõesti see kaalu muutus on lihtsalt olnud väga suur, et võib-olla eelnevalt on kehakaal olnud kõrge ja siis ta on ekstreemselt alanenud ja siis võib ka olla anoreksia. Aga enamasti näeme tõesti, et see kaal on väga madal ja inimene sööb väga vähe.
Buliimia puhul me ei pruugi tegelikult pealt vaadates või kõrvalt vaadates arugi saada, et tegemist on söömishäirega, mille käes inimene kannatab, sellepärast et kehakaal võib olla täiesti tavaline, normkaal ja söömise puhul inimene ikkagi sööb, me võime küll märgata seda, et ta püüab seda reguleerida või ka piirata ja võib mingitel hetkedel olla see ka teistele nähtav, et see söömine võib väljuda kontrolli alt ja vahepeal võib inimene süüa ka väga palju korraga ja siis võib olla ka märgata see, et ta püüab seda kuidagi kompenseerida, kui tal söömine kontrolli alt väljub. Aga sellises kompenseerimises on see siis toidu väljutamine või liigtreenimine pärast suuremat söömist, et seal on võib-olla ka palju sellist saladuslikkust või ka häbitunnet, et seda sageli ju ei tehta niimoodi, et teised sellest aru saavad. Ja liigsöömishäire puhul võib-olla nende 3 häire puhul, et siis võime märgata seda, et see kehakaal on kõige kõrgem võrreldes nende teiste häiretega, et kuna inimene ikkagi sööb rohkem, kui ta vajab, seal on erinevaid põhjuseid muidugi ja ta ei kompenseeri siis seda sellisel kujul nagu buliimia puhul see toimub, et kaal tõuseb. Okei. Ma uuriksin seda ka, et niimoodi laias teaduses on näiteks anoreksia ja buliimia küll seostatud sellise sooviga näha kõhn välja või siis kaalu kaotada. Ja see on see kõige tavalisem põhjus ka ilmselt, mida meie oma töös näeme, et miks siis need või et millega siis seda käitumist nii-öelda sisemiselt inimene põhjendab. Aga kas on ka mingisuguseid muid põhjusi, miks näiteks anoreksia võib välja kujuneda? Näiteks on mingisugused väga tugevad sellised omapärased toidueelistused, mis takistavad söömist piisaval määral? Ma ütleks, et enamasti sellised haigused kujunevadki välja ikkagi päris mitme haavatava asjaolu kokkulangemisel, et ei piisa ainult ühest raskusest või ühest eripärast, et seal on vaja, et oleks mingisugused haavatavused bioloogiliselt, võib-olla harjumuslikult, isiksuslikult ja selliste ebasoodsate tingimuste kokkulangemisel võib siis vallanduda konkreetne haigus, kui tuleb veel mingi lisastressor, midagi, millega inimene sel hetkel toime ei tule. Seal on see siis mingisugune traumaatiline kogemus või mingisugune kaotus või et siis kuidagi see haigus vallandub, aga et seal tõesti on väga palju põhjuseid, et ühest ei piisa. Me üleüldiselt ju vaimse tervise probleemide kohta teame, et kui sul on üks raskus või haavatavus vaimse tervise osas, et siis sa oled ka rohkem riskigrupis teiste, kas siis häirete või probleemide esinemisele. Et kuidas söömishäiretega on? Et millised, kas oskad öelda, milliseid selliseid kaasuvaid vaimse tervise probleeme sa kõige rohkem siis oled märganud nende inimeste seas? Söömishäire mulle tundub nii praktilise kogemuse pealt, kui ka on uuringutes seda näidatud, et ta tuleb nagu ikkagi appi tõesti millegagi toime tulemisel ja väga sage on näiteks mingisugune emotsionaalne tundlikkus ja ka ärevus probleemid, võib-olla väga perfektsionistlik tegutsemise laad, et tõesti ärevushäired on väga sagedane kaasuv murekoht, et ja siis need söömishäire ja ärevushäire hakkavad ka nagu teineteist kuidagi võimendama, niisugune nõiaring seal tekib. Aga kui levinud on söömishäired üldse? Ütleme Eestis või ma ei ole kindel, kas Eestis niimoodi uuritud on, aga ütleme maailmas üldpopulatsiooni tasemel. On seda proovitud uurida ja vaatasin, et on erinevaid numbreid välja toodud, et üks selline kokkuvõtlik uuring ütles, et keskmiselt selline, kui tuua ikkagi välja võib-olla ka soopõhiselt erinevalt, et naistel umbes 8% on see levimus ja meestel 2%, kui võtta kõik söömishäired kokku.
aga noorukiga on näiteks üks selline hästi haavatav aeg söömishäirete tekkeks ja siis näiteks ühes Norra uuringus on toodud välja, et näiteks Norras tõesti noorukite söömishäirete levimust on hinnatud peaaegu 18% peale. Ja nende protsendipunktide vaatamisel me peame alati arvestama ka sellega, et väga paljud ei jõuagi võib-olla abini ja ei diagnoositagi neid haigusi. Ja veel lisaks sellele, et kui me siin räägime konkreetsetele kriteeriumitele vastavatest haigustest ja need protsendid on sellised, mis on juba, võime ju öelda, et ikkagi tegelikult päris suured, et siis oluliselt rohkem veel on häiritud söömiskäitumist, mis põhjustab kannatusi, ütleks ikkagi asjatuid kannatusi, et neid on ikkagi kordades rohkem neid inimesi. Tõepoolest, kui me peaasjades alustasime noorte nõustamisteenusega Pea hea, et siis seda käima lükates oli ka selge, et ikkagi väga palju noorte seas sellist liigset keskendumist kehale, söögi hulgale, et justkui täpselt nagu sa ütlesid, et kindlasti ei olnud kliiniliselt kriteeriumid nüüd söömishäireks täidetud, aga siiski selline mõtteline pidev hõivatus keha ja söögi teemadega on ka minu kogemusel noorte seas muidugi väga-väga levinud. Ja sa väga hästi tõid välja, et see tõesti, et see on ju suur kannatus sellise asjaga olla kogu aeg oma peas hõivatud. Aga võib-olla siit edasi küsikski, et mis asi see kehadüsmorfia on? On ka termin, mis käib läbi, et minu kogemus on, et osad noored lausa oskavad ise pöörduda, et nad teavad, et mul on kehadüsmorfia, et võib-olla sa saaksid natuke seda teemat avada. Täitsa huvitav muidugi, et mida siis need pöörduvad noored ise on märganud, et ma ütleks võib-olla, et seda võiks kirjeldada sellise ajutrikina, et mõnikord on niimoodi, et me näeme olukordi võib-olla teistmoodi nagu teised näevad või ka oma keha näeme teistmoodi. Noh, muidugi meie arvamus ja vaade oma kehal on alati mingil määral moonutatud, et see, kuidas me ennast peeglist näeme, me näeme ennast peegelpildis ja nii edasi. Aga et selle düsmorfia puhul tõesti võib juhtuda, et on näiteks kirjeldatud seda ajutrikki olukordades, kus treenitakse ennast hästi lihaseliseks ja samas ei nähta seda keha sellisena, nagu teised inimesed kõrvalt näevad, et vaid just võib-olla nähakse, et seda lihast on veel liiga vähe ja peaks seda veel kasvatama või ka mingite muude kehaosade puhul, et kui ka praegu on teemaks võib-olla ilukirurgia, või sellist iluprotseduuri, mida kasutatakse, et siis rindade suurendamine, et tõesti, et see võib, et inimene võib ise näha seda oma keha kuju ja keha proportsioon hoopis teistsugusena kui võib-olla kõrvaltvaatajad. Noh, klassikaline on ka ilmselt see kaalu või see keha üldse suuruse tajumine, et ka sellise anoreksia patsientidega ilmselt üsna tavaline. Ja nii, eriti kirjeldatakse seda anoreksia puhul, et kus tõesti, et mida madalamaks läheb kaal selle haiguse mõjul, et seda suuremana või öeldakse ka nii, et seda paksemana ennast tuntakse, mis on selline paradoks, et tõesti, et inimene näeb täiesti vastupidiselt seda kogemust ja noh, kui rääkida ka abiviisidest, siis huvitaval kombel see sama taju muutub niipidi, et kui kehakaal taastub normaalsemaks, et siis see selline düsmorfiline taju väheneb. Aga seda muidugi, et see tundub natuke nagu ebaloogiline, võib-olla ka eriti kui ka ise kogeda seda ja kannatada sellise tajuhäire käes. Huvitav tõesti, natuke nagu paradoksaalne. Aga me teame tegelikult, et söömishäired üldiselt, kui nad õigel ajal avastada, kui siis kätte saada need riskifaktoritega inimesed ja sekkuda õigel ajal, siis see ravitulemused on päris head ja söömishäiretega siis suurem osa ravi toimubki just nimelt kliinilise psühholoogi käe all psühhoteraapia näol.
kas sa oskad meile natuke võib-olla anda ülevaadet, et mis siis toimub söömishäirete ravi korral siis psühholoogiga koostöös, et mis see raviprotsess sinu perspektiivist on? Kuna juba nimetuses on sees, et tegemist on söömishäiretega, et siis paratamatult suur osa ravist keskendub ka söömisele ja söömise normaliseerimisele, selles osas turvatunde taastamisele, et see kehaline tervis saaks paraneda ja stabiilsemaks. Ja muidugi väga suur osa on emotsioonidega toimetulek, et kuidas üldse need tunded väljenduvad, kuidas ka see söömishäire neid mõjutab, et siis tunnetega tegeleme ka kahtlemata palju. Ja no muidugi ka suhetega, sest söömishäire mõjutab kahtlemata ka suhteid. Ja on palju nüansse, millega seal tegeleda. No söömine on jah selline keeruline teema, et ühtepidi, kui meil on sellega kuidagi kehvasti, me ei saa sellest ka ju loobuda nagu suitsetamisest või alkoholist, et panen kuskil ära ja loobun ära sellest tegevusest, aga et söömine ju tõesti saadab meid igal pool ja veel mitu korda päevas, et see ilmselt, ma kujutan ette, see raviprotsess keskmiselt on üsna võib-olla pikk. Jaa, enamasti pean tunnistama, et võib ka ikkagi juhtuda seda, et jõutakse abini pigem hiljem kui vara, et need ravitulemused on alati paremad, kui juba võib-olla esimeste raskuste ilmnemisel kohe saaks abini jõuda, aga et kui juba ikkagi ütleme, need söömishäire sümptomid on kestnud üle poole aasta või isegi rohkem, osadel juhtudel 10 aastat, kui ma meenutan mingisuguseid lugusid inimeste eludest, et siis on ka arusaadavalt pikem see tervenemise protsess. Ja kui võtta ka üldse tervenemise kriteeriume, et öeldakse, et me saame söömishäirest terveks arvestada inimese, kui ta on olnud sümptomite vaba 5 aastat, et siis see juba näitab, et see on päris pikk protsess. 5 aastat on tõesti ja sümptomite vabaks tähendab siis ka ju ilmselt sellist, et ei tohi olla väga hõivatud nende söömise ja keha mõtetega. Just, et see puudutab nii seda kehalist tervist, et see võiks olla stabiilne ja ka siis tõesti need mõtted ja tunded söömisega seoses võiksid olla rahulikud. No see, ma olen nõus, väga nagu julgustavalt ei kõla, et need paranemise kriteeriumid on üsna jäigad. Aga kuidas sulle tundub, kas on ka täiesti aktsepteeritav selline stsenaarium, et me võib-olla ei saa ennast täitsa paranenuks nimetada, aga et meil on see haigus kontrolli all, nii nagu ka paljude somaatilise tervisehaigustega, et jah, et me ei ravi seda välja, aga me ikkagi sümptomeid kontrollime sellisel määral, et see meie igapäevaelu tegelikult ei sega. Ja kindlasti sellele saame panna ka palju rõhku, et lihtsalt toimetulekut ja enesetunnet toetada ja ka selle haigusega koos elada. Aga tõesti, et kuna see võib-olla, tegemist on väga raskete haigustega, mis põhjustavad nii palju kannatusi, et võib-olla sellepärast seda enam me peaks nii isiklikul tasandil kui ka suuremal ühiskondlikul tasandil rohkem rõhku panema sellele, et me säästaks inimesi üldse sellistest haigustest, teadvustaks neid teemasid rohkem ja ennetaks ikkagi ka, et on väga palju asju, mis me saame ära teha selleks. Absoluutselt, ma olen sinuga täiesti nõus. Mul on kohati justkui tunne, et me oleme ühiskonnana astunud mingisuguseid samme edasi, et ma ei tea, kuidas sinu mälu on, aga kui mina 90-ndatel üles kasvasin, siis need kuulsused, keda siis toona üsna häbitult ikkagi otse paksuks nimetati ajakirjade kaantel, et need tegelikult tagasi vaadates olid täiesti keskmises normaalkaalus naisterahvad. Toona see kehakriitika ikkagi oli reserveeritud rangelt peaaegu ainult naistele, et meeste kehadest räägiti vähem. Ja täna noori vaadates mul ühtepidi on tunne, et me oleme hakanud aktsepteerima avalikult rohkemaid kehasid, et see tegelikult ei ole päris košer öelda enam kellegi kohta paks, kui mina üles kasvasin, siis see veel ei olnud nii põlu all see sõna, olgugi, et pigem ikkagi ebaviisakas. Aga teistpidi tõepoolest, et meil on tekkinud mingisugused teised standardid, nagu sa ka tõid
üles selle ilukirurgia, et ikkagi selline fookus kehale, fookus sellisele välimuse olulisusele tegelikult ilmselt suures pildis seda söömishäirete levikut, nagu ka tegelikult kirjandus ütleb, tõukab tagant, et tegelikult söömishäired on tõusvas trendis siis diagnoositud inimestel. Mis see sinu vaade sellisele tänane pilt versus võib-olla siin 20-30 aastat tagasi on, kui sa oskad arutleda niimoodi? Ja statistiliselt tõesti need söömishäirete levimus on tõusujoones olnud ja kuigi ma tahaksin näha rohkem muutusi, et oleks rohkem aktsepteerivat ja toetavat suhtumist erinevate kehatüüpide suhtes, siis tegelikult ma ei näe väga suuri muutusi selles osas, et ikkagi, et kui me vaatame sellist meediat või kuulsusi, et siis ka praegu on olnud hiljuti jälle näiteid sellest, et kuidas nüüd on kritiseeritud lauljatare, kes on, või ka näitlejannasid, kes on hästi nüüd väga kõhnaks jäänud ja on siis selles osas nüüd toodud väga sellised negatiivsed hinnanguid, et nad on jube kõhnad. Ja siis samas need samad noored naised ütlevad, et aga enne ju öeldi mulle, et ma olen paks, kuigi ja siis vaatad neid pilte, et mille kohta siis talle on öeldud, et ta on paks, et tundub, et me oleme üsna samas kohas nende hoiakutega, mis on väga kurb, arvestades seda, et maailm võiks ju ikkagi info mõttes nagu areneda ja meil võiks olla teadlikkust rohkem ja et ma kahjuks ei näe piisavalt neid muutusi, et mis oleks ikkagi erinevaid kehasid aktsepteerinud, et tegelikult kümnete aastasadade jooksul on sellised iluideaalid ka muutunud, et mingil ajal olid hoopis, et kui me räägime just naiste kehadest, kuigi võime paralleelselt vaadata ka meeste kehadest, eks nendel on ka mingid kriteeriumid olnud, mida on siis peetud kas soovitavaks või ilusaks. Et see on ajas muutunud, et on olnud siis võib-olla siuke lopsakus on olnud iluideaal, siis on olnud selline võib-olla fit aeroobika, see oli siis aeroobika kuningannade periood, millest sina rääkisid, et et see, et mitte ainult sale, vaid ikkagi, et selline fit, siis vahepeal on olnud siis väga kõhn iluideaal, nüüd on erinevad, aga et kui me paneme Google'isse, et most beautiful body, et siis me näeme, mis sealt tõesti tuleb, et mida siis peetakse naiste või meeste puhul ilusaks ja kõikidel nendel aegadel, kaasa arvatud praegu, on alati paralleelselt eksisteerinud erinevad kehad, erineva pikkuse kujuga, et selles mõttes, kuidas me ei jõua selleni, et me võiks seda aktsepteerida. Vahepeal tuli esile ka see rohkem see keha positiivne liikumine, mis kuidagi nagu kõnetas justkui just seda teemat, et kõik kehad on õiged kehad ja me võiksime neid aktsepteerida, aga võib-olla üks selline miinuspool, mida on ka siis kritiseeritud selle liikumise juures, on ühelt poolt see, et ta keskendus siis võib-olla rohkem kõrgema kehakaalu aktsepteerimisele, kus siis selle osad inimesed tundsid puudutatud, et neid see justkui hoopis diskrimineerib. Ja see, et kui ma täna ka guugeldasin keha positiivse liikumise sõnumeid, et siis see sõnum, et kõik kehad on ilusad, ma saan aru sellest, et mis mõte seal võis olla. Aga minul tekib alati see küsimus, et kas peab olema ilus, et kas see on üldse mingi selline oluline väärtus, mida me peame hästi palju rõhutama ja endale kinnitama või teistele kinnitama, et kas ilu on see, absoluutselt, ka minul on see jäänud silma, et kui me ka oleme nii-öelda rääkinud keha positiivsusest ja sellisest, siis see sõnum on hästi sageli olnud, et aga tegelikult meestele meeldivadki pehmemad naised, et see sõnum ikkagi selle noore tüdruku jaoks on, et millisel kujul minu keha siis meeldib või on ilus või on atraktiivne või tõmbab ligi. Et tõesti võib-olla vaimselt kuidagi lahutada ära see eneseväärtus sellest oma keha kujust, sellest välimusest, et tõesti, et mitte,
et ka suur kaal või väike kaal on ilus, vaid et miks me üldse tõesti sellest ilust või sellest aktsepteerimisest nii palju räägime, et inimeses ju kuigi me võime kõik olla väga ilusad, siis ma arvan, et see ei ole meie juures kõige see põnevam omadus. Et ma arvan, et mul on näiteks väga hea huumorimeel või hea pea kellelgi või huvitav elulugu, et see ilu või see välimus saab väga palju tähelepanu, aga tegelikult sisuliselt võiks tegelikult vähem saada. Absoluutselt ja ma saan ka aru sellest, et keha positiivse liikumise üks põhjus oligi see, et vastanduda sellele ilustandardile, mis siis ka sotsiaalselt esil oli. Aga jah, et kas see ilu, tahaks kuidagi sellest nüüd eemale liikuda, et kas see on ikka põhiasi, millest me rääkima peaks üldse? Äkki see on see järgmine samm, et kui me nüüd peale neid 90-ndaid ja 0-ndaid jõudsime selle keha positiivsuse juurde, mis ka oli muuseas ikkagi šokeeriv, et üldse teleekraanidele tulid, ütleme siis sellised ümarama kehakujuga inimesed, et siis võib-olla see on järgmine revolutsioon, et me peame noori mahitama see ette võtta siis. Või tegelikult ise ära tegema. Aga kui rääkida veel nendest söömisega seotud probleemidest ja just sellest kehadüsmorfiast, siis tegelikult on söömishäire ikkagi noore tüdruku nägu meil täna, kõhna noore tüdruku nägu, alakaalulise. Aga sa tõid ka esile noormehed ja ka see on olnud teema, mille üle ma olen pead niimoodi murdnud ja enda noorte sugulastega, kes siis harrastavad palju jõusaalis käia, aga nendega arutanud, et tõepoolest on kerkimas tegelikult uus ja üsna muret tekitav trend, kus siis varasemast rohkem on näha noormehi, kes küll tublisti teevad trenni ja neid kiidetakse selle eest ja ongi tore trenni teha, aga on ilmnenud selline harjumus lausa siis kaaluda oma toitu ja arvutada välja iga päev mitu grammi valku süüakse. Ja seda me üldiselt ei ole harjunud vaatama sellise mureliku pilguga veel, et seda vaadatakse pigem sellise tervisliku elustiili prisma läbi, et mis mõtted sinul tekivad, et minul tekivad küll natuke murelikud mõtted, kui keegi iga päev oma makrotoitaineid kaalub ja võib-olla kalkulaatoriga kokku lööb. Mul tekivad ka murelikud mõtted, kui ma kuulan sellise kogemuse kohta, et söömine on ju tegelikult üks osa meie elust, et ta ei peaks olema see, mis kogu aeg mõtteid hõivab ja mille pärast me liiga palju muretseme, millega me liiga palju tegeleme. Et jah, et ma muretseks ka. Et iseenesest on õudselt tore, et võrreldes sellega, kui mina olin noor, siis noored on väga teadlikud oma söömisharjumustest, palju rohkem teadlikumad transrasvadest ja loomulikult meil on siiamaani ka väga suur probleem, liiga suur suhkru tarbimine ja ülekaal lapse eas ja nii edasi, et ma sugugi seda ei taha pisendada, aga tõepoolest seda kuidagi teadlikku toitumist, aga et kus see piir siis läheb? Et teadlik toitumine kvaliteetse siukse toidu tarbimisel versus siis ikkagi selline igasugune lugemine ja pikaajaliselt selline kirjapanek, arvutamine, mõõtmine, see ikkagi tegelikult tähendab, et see toit ja söömisega seonduv hõivab meie mõtteid suure osa ajast. Ja tegelikult on see ju üks sellise häirunud söömise lausa hallmarke või see on üks lipukene, mida me ju otsime, kui me uurime, kas kellelgi võiks olla söömisega mingisuguseid raskusi. Ja võib-olla ka see kogemus, mida kirjeldad, et ta on kirjeldav sellise dieedi pidamisega, et mul on mingi konkreetne toitumiskava või mingisugused toidud siis, mida ma justkui võin süüa või pean sööma, et sellisel dieedi pidamisel on oluline seos ka häiritud söömiskäitumisega, söömishäiretega, aga päris keeruline on tegelikult leida seda tasakaalu, et me võime mõelda selle peale, et mis see normaalne söömine siis on või mida nimetatakse ka üldse tervislikuks toitumiseks, siis me leiame sealt ju hästi palju soovitusi, mõned on ka vastukäivad, et mis siis see õige on ja kui ka keegi tuleb välja sellise väga konkreetse soovitusega, et näiteks seda tuleb süüa või seda ei tohi süüa,
et siis ka need üldised soovitused jätavad tegelikult täiesti arvestamata inimese isikliku eripära või et näiteks mida ta siis üldse vajab, kui palju ta energiat vajab või millist toitu ta vajab ja ka isiklikud eelistused, et näiteks pähkleid, mis hästi palju soovitatakse, väga kasulikudeks, aga kui inimene on pähklitele allergiline, siis päris jälle, et siis et nad ei arvesta ikkagi tegelikult inimeste tegeliku eluga, need meelevaldsed reeglid. Ja tõesti see küsimus, et kas peab tegelema sellega nii palju, et see võib tekitada asjatut ärevust, muretsemist ja panna sinna palju tähelepanu ja aega selle söögiga tegelemisse. Aga see on maskeeritud või ka sotsiaalselt niimoodi nimetatud, et see on ju tervislik. Niimoodi inimene võtab. See on self-care. Jah, inimene võtab niimoodi vastutust oma tervise eest, ta hoolitseb enda eest. Ja saab kiita selle eest. Absoluutselt ja see omakorda kahjuks loob ka haavatavust söömishäire tekkeks, et kuidas me üldse tõesti saaksime neid teemasid käsitleda niimoodi, et need kedagi ei haavaks. Sellised tervisliku toidu või soovituste selline ka rahaline mõõde seal juures on üsna raske, et ma mäletan kunagi siis, kui oli veel Ilves presidendiks, et tema naine tõi välja siis Evelin Ilves, et ärge sööge viinereid, et ostke seda ja seda liha, et siis oli seal suur aplaava, et kellel siis tegelikult on või ei ole raha osta siis nii kvaliteetset toitu. Ja see on ka tegelikult nende söömisharjumuste juures üks asi, mis või söömissoovituste juures, et väga sageli seal tõesti on, et 3 peotäit marju, punast kala. Ja siin näiteks eelmine nädalavahetus läksin, mõtlesin, et teen väikse kalagrilli ja 47 € maksab siis poolik lühefilee, kui sa grillile tahad panna, et me tegelikult ka, ma arvan, et meie sagedased need toitumissoovitused ei vasta ka enam tegelikult enamik eestlaste sellistele rahalistele võimetele. Kuidas sul tunne on? Et tõesti pähklid äärmiselt kallid, marjad külmutatud või mitte äärmiselt kallid, punane kala, võib ju soovitada, aga siis mul just õde naeris, et siis ma muud ei söökski kui ainult punast kala, sest muu jaoks raha ei jätku. No just, et see on tõesti ka kallis ja me võiksime tõesti sellistest jäikadest survestavatest reeglitest ju liikuda pigem paindlikkuse poole, et ma saangi vaadata üldse, mida ma saan osta, siis nende valikute sees teha siis endale sobivaid toite, et me ei saa kuidagi lähtuda ainult sellest ühest õigest või mida öeldakse, et kuidas peab tegema. Et oleks kättesaadav, et ei pea olema avokaado, võib olla kurk. Et tegelikult me oleme ka langenud natuke tervisliku toidu kui sellise, ma arvan, eraldiseisva siukse majandusharu ohvriks, et tegelikult väga, ma arvan, et seal on ka suured rahad taga, et mis siis on see tervislik ja hea toit ja milliseid chia seemneid parasjagu peaks panema, aga meie oma idukesed või kurk ja tomat on ju tegelikult ka täiesti tervislikud ja head köögiviljad. Absoluutselt ja sellega seoses muidugi iseenesest on ju hea, kui me natukene seda toidutarkust ammutame ja teame, et erinevates toitudes on erinevaid häid aineid, mida me võiksime tahta oma menüüsse lisada, aga tõesti mitte teha seda sellise ärevuse ja sunniga, vaid pigem uudishimuga vaadata, praegu ka selline aeg, kui kuusevõrsed saab võib-olla noppida natuke sügavkülma, et ei pea võib-olla tingimata ostma sinna smuuti sisse kalleid marju, kui need kuusevõrsed on sügavkülmast võtta. Absoluutselt, et meil siin paari aasta tagune statistika ütleb, et meil ligi 5% inimesi elab siis tegelikult suhtelises vaesuses Eestis, et seda enam ma arvan, et on oluline, et me rõhutaks, et tervislik toit ei pea olema kallis, kartul on väga tervislik, läheb köögiviljana menüüs arvesse ja nii edasi, et ei pea olema kuskus koos avokaado, saia ja lõhega, et see võib olla tegelikult täiesti kättesaadav eestimaine ja võrrelduna siis palju odavam toit. Just. Aga kui me räägime, nüüd me läksime siin teemast kõrvale, ma tegelikult ju tahtsin noormeestest rääkida, et meestearstid on siin võtnud viimastel aastatel meedias sõna, et nüüd on ka siis tekkinud lisaks siis anaboolsetele steroididele, mida siis tegelikult mustalt turult
ma olen aru saanud, Eesti siis jõusaali võrgustikes on väga kerge kätte saada, siis on nüüd ka lisaks liikumas üsna laialdaselt testosteroon, mida siis tarvitatakse juurde, et lihasmassi kiiremini kasvatada. Ja tegelikult, kui need kaks asja siis justkui peaksid andma sellisele lihasele parema kasvupotentsiaali, siis uue asjana ja võrdlemisi jahmatavana mõjus mulle see, kui ma kuulsin, et tarvitatakse Viagrat enne jõusaali minekut ja mis muidu on erektsioonihäirete ravim, aga selle eesmärgiga, et see lihas mitte kuidagi ei kasvaks kiiremini või ei oleks tugevam, vaid et ta peeglist tunduks rohkem reljeefsem, ehk siis see aitab siis lihaskonda nii-öelda verega rohkem varustada, et see siis oleks puhtalt sellise peegelpildi paranemiseks või parandamiseks. Ja kui ma seda lugesin, trend, millest mul endal enne aimu ei olnud, siis mul hakkas küll tuluke põlema, et see tegelikult on nüüd küll ju üsna otseselt seotud sellise kehatajuga, kehakuvandi ja võib-olla isegi teatud määral võib öelda keha düsmorfiaga. Ja mis see mõte mul siis sellega tekkis, et mis sa arvad, et kui me praegu tegelikult vaimse tervise, teenustel esmast sellist screeningut teeme sellist esmast hindamist inimesele, kes pöördub teenusele, siis tegelikult meie standardküsimused on, et kas oled piiranud, kas oled soovinud liiga niimoodi järsult kaalu langetada, kas oled tahtlikult oksendanud või kasutanud kõhulahtisteid. Tegelikult need kõik screening küsimused on ju suunatud noortele naistele ja siit ka minu küsimus, mis sa arvad, kas oleks aeg sellistesse ametlikesse soovitustesse või siis vähemasti heasse praktikasse kaasata küsimused ka noortele meestele ja seda ka võib-olla vaatest trenni tegemine, erinevate ainete tarvitamine. Mis see sinu tunnetus on? Mõtlen kindlasti see oleks asjakohane. Õnneks on seda natukene uuritud ka, et leidsin ühe Tartu Ülikooli uurimistöö, mis oli tehtud just sel teemal, et kuidas see söömishäirete hindamise skaala sobib kasutamiseks meestel. Ja seal tegelikult tuli välja see, et suures osas ikkagi need tunnused kattuvad, et nii siis see ülemäärane hõivatus oma keha kujust või keha kaalust, et võib-olla tõesti küll poistel, meestel võib olla niimoodi, et ei ole niivõrd fookus sellel keha kaalul, kuivõrd siis sellel kujul, aga et need küsimused seal ikkagi seda välja toovad. Siis ka see, kas tajutakse ikkagi sellist liigsöömise kogemust ja söömise piiramist sellisel kujul, et ainus selline oluline erinevus, mis seal välja tuli, aga see ei olnud ka kliiniline grupp, oli see, et sihukest nagu väljutavat käitumist siis ei toonud mehed välja siis niivõrd, kuivõrd see võiks olla siis naistel esinev. Aga see tegelikult, ma mõtlen, läheb kokku ka sellise üldise alatoitumise mõjude universaalsusega, et igal juhul, kui juba see noor mees tegeleb sellega, et ta fokusseerub sellele söömisele, ta piirab seda kuidagi mingil olulisel määral, ta tegeleb võib-olla ka liigselt treenimisega ja võib-olla ka siis tõesti võtab mingisuguseid lisaaineid, et siis see keha oleks kuidagi õigem või sobivam, et siis tulevad esile sellised universaalsed psühholoogilised, käitumuslikud ja emotsionaalsed mõjud. Et tõesti, mõeldakse palju ikkagi siis toidust, oma kehast, need emotsioonid muutuvad, võib olla nii alanenud meeleolu kui kergesti ärritumist. See käitumine läheb jäigemaks ja mõtted lähevad selles mõttes vähem paindlikuks, et tekivad mõtted sellest, mis on need õiged ja valed toidud ja see toitumine läheb vähem paindlikuks, et selles osas on hästi palju ühist. No väga hea teada, kui sa kohe nii viimase kirjandusega kursis. Nagu ikka. Aga kui me räägime sellisest screeningust või võib-olla nagu spetsialisti vaates hindamisest,
et võib-olla ka jagad oma mõtteid üldse nende vahendite osas, mis meil on, et see kehamassi indeks on nüüd kriitikat saanud juba omajagu, on ju, et aga kuidagi ta meil ikka kasutusel on. Siis on meil muidugi igasugune selline rasvaprotsendi hindamine, aga see nõuab natukene peenemaid juba tööriistu arstikabinetis. Aga on ka siis erinevad sellised piha ja puusa ja pikkuse valemid, mille kaudu siis arvestatakse sellist tervislikku kehakaalu. Et see kehamassi indeks meil praegu on kadunud, ta kuskil ei ole, see on see standard. Mis sa sellest arvad? Ma ei tea jah, et kui palju see kriitika on saanud, et mul on endal küll tekkinud palju küsimusi selle kehamassi indeksi kalkulaatori kasutamisega seoses, eriti kui ma töötan söömishäiretega noorte ja täiskasvanutega, kes võib-olla ka natukene tõlgendavad neid kehamassi indeksi näitajaid sellises suunas, et kui on näiteks juba selle indeksi järgi normkaalu alumine piir, et see justkui on piisav, et siis sealt on tekkinud palju selliseid küsimärke, et kas see näitaja üksi tegelikult üldse meile midagi ütleb. Et ma saan aru, et see kalkulaator on võetud kasutusele selleks, et teadvustada võib-olla ka ülekaalu ohtudest ja seda kuidagi skriinida populatsioonis. Aga samal ajal mulle tundub, on jäetud tähelepanuta just ka alakaalu ohud ja nii palju, kui mina olen selle kalkulaatoriga ka oma töös kokku puutunud, mulle tundub, et on nagu natukene selle madala normkaalu ja alakaalu poole kuidagi kallutatud, et ka olen näinud tõesti inimesi, kes panevad, seda on väga lihtne kasutada, ma võin lihtsalt guugeldada kehamassi indeksi kalkulaator, panen sinna oma pikkuse kaalu sisse ja saan sealt mingi näitaja. Kuigi seal all on muidugi kirjas ka, et see ei sobi kasutamiseks näiteks sportlastel, ta ei arvesta üldse lihasmassi ega midagi sellist, aga inimesel numbriliselt saab ja ta saab sinna juurde hinnangu, kas tal on alakaal, normkaal, ülekaal või siis rasvumuse esimene aste ja rasvumuse teine aste. Just, ja ongi olnud ka olukordi, kus inimene tegelikult on aktiivse elustiiliga õnnelik terve inimene ja ta teeb selle kalkulaatori näidikut teeb läbi ja vaatab, et et ma olen seal normkaalu ülemisel piiril või isegi ütlebki see kalkulaator, et ma olen ülekaaluline, et mis ma nüüd teen, või on ka siis perearstil seda öeldud, et näed, et nüüd on mingi probleem. Ja siis ma olen mõelnud, et see võib ikka omamoodi küsimusi tekitada, et kas see kalkulaator üksi ütleb midagi meile inimese tervise kohta, ta on ainult üks näitaja, ta ei arvesta aktiivsust, lihasmassi, ma ei tea, unetsüklid, mitte midagi sellist, mis tegelikult mõtteid, tundeid igal juhul ei arvesta, et ta võib anda väga valet infot inimestele ka. Absoluutselt. Kui mina panen kehamassi indeksisse enda andmed sisse või panen sinna piha, vöö, mis iganes see uuem valem on, et siis ühe järgi ma olen kehamassi indeksi järgi ülekaalus, aga selle teise järgi ütleb, et ei ole terviseriske, et oled täitsa heas vormis. Et tegelikult ju päris erinevad tulemused. Aga mis see kehamassi indeksiga siis nii-öelda on teemaks olnud arstkonnas, ma küll ise ei ole seda infot kontrollinud, kuulsin seda konverentsilt, et ta tegelikult omal ajal töötati välja sellise statistika kogumise ja uurimismeetodina populatsiooni tasandil, et ta ei olnud tegelikult kunagi eesmärgipäraselt loodud hindamaks indiviidi terviseseisundit ja teda lihtsalt hakati siis olemasoleva vahendina kasutama siis meditsiinis, et hinnata siis ühe inimese selliseid näitajaid, kuigi kuuldavasti need siis väljatöötajad olid teinud selle hoopis teise eesmärgiga. Aga seda enam võiks olla võib-olla see info olemas, et kui ma vaatan seda näitajat, ma võiks vaadata ka teisi tervisenäitajaid, ma ei tea, kuidas on mu siis vererõhk, mitte et ma seda ise pean mõõtma muidugi, et ju arsti juures võib-olla saab seda siis mõõta, kuidas on südame tervis, kuidas on üldine süke elustiil, et võtame ikkagi need näitajad sinna juurde, et ärme lähtu ainult sellest ühest numbrist. Absoluutselt, mulle väga meeldib hoopis see termin, et tervisele ohtlik ülekaal.
et meil on, kui see on, siis on see absoluutselt ju asi, et me ei saa ka seda vähendada, millega võiks tegeleda. Meil on ju väga teada tuntud riskid, mida siis tervisele ohtlik ülekaal inimesega teeb, aga tegelikult välja selgitada, et mis on see, mis teeb sellest ülekaalust tervisele ohtliku ülekaalu. Et see ongi see sama, mida ju see puusa ja vöö ümbermõõdu suhe näitab, et väga suur vahe on see, kuhu see rasv ladestub, kas kõhupiirkonda, kas see on sisemine ehk siis see visceraalne rasv, kas see on siis subkutaanne ehk siis nahaalune rasv, kude, et seal on nii palju varieeruvust, et tõepoolest see kaalupikkuse jagunemine seda infot meile tegelikult ju ei edasta. Aga no olgu, saime selle ka südamelt ära selle kehamassi indeksi kriitika. Võib-olla siit edasi ma tegelikult tahaksingi sinuga rääkida oma keha aktsepteerimisest, et me natuke puudutasime seda teemat, et see keha positiivsus on toonud siis vaate erineva matele kehatüüpidele, kuigi olgu siinkohal ka märgitud, et ka need suurema kehakaaluga kehad, keda siis esile toodi, kippusid ikka olema need, kus see piht on peenike, tagumik ja reied laiemad ja lopsaka rinnapartiiga. Et tõesti ka seal see iluideaali siis nii-öelda järgimine siiski jäi väga kõrgesse hinda. Aga nüüd see keha aktsepteerimine. Kuidas sina sellest aru saad? Sellest räägitakse, natuke küll minu maitse jaoks liiga vähe, aga siiski see termin juba käib läbi. Et kuidas sa mõtestad seda enda töös, kas või enda jaoks isiklikult? Ja keha aktsepteerimine ja üldse võib-olla enda kogemuste aktsepteerimine on päris väärtuslik oskus. Ja see on tõesti oskus, mis vajab harjutamist ja harjumist. Ja sellega seotult on ka selliseid väärarvamusi, mulle tundub, et nii kui ma ka kellegi käest näiteks küsin, et kuidas sulle tundub, et kui sa näiteks aktsepteeriksid oma keha sellisena, nagu see on, et siis sageli tuleb sellele kas mingi vastupanu või selline skeptiline mõte juurde, et mulle ei meeldi ju mu keha, eks, et miks võimatu tundub seda aktsepteerida või siis, et kui ma seda aktsepteerin, siis järelikult ma ei hooli hoopis oma kehast, ei tegele siis sellega piisavalt, et on hästi palju sellist erinevaid mõtteid, tundeid, mis sellega tuleb kaasa. Aga mida me üldse tõesti mõtleme aktsepteerimise all? See on see, et kui me teadvustame oma kogemust, et nii on, selline kogemus on, selline on minu keha ja näiteks kui see kogemus on ka selline, et ma näen, et mu keha on selline ja see mulle ei meeldi, siis nii on. Et on üsna selline, ta võiks olla rahulikum, nagu natuke neutraalsem kogemus ja vaade. Ja me võime aktsepteerida ka muid asjaolusid enda sees, enda ümber ja aktsepteerimine ei tähenda ju heakskiitu, mingit tunnustamist ega ka siis olukorrale alistumist, vaid see on ainult see tõdemine, et nii on, selline on minu kogemus. Et selle asemel võib-olla pigem me kipume kasutama sellist just kogemuse mitte aktsepteerimist, et ma ei taha ju, et see olukord oleks nii ja siis me kuidagi trotsime selle vastu, mis põhjustab jällegi asjatuid kannatusi ja jääme nendesse olukordadesse ka rohkem kinni. No jah, eriti kuna paljuski meie selline kehakuju on midagi, mida me ma ei saa enam öelda, et ei saa muuta, saab ikka, kui on raha ja vahendid olemas, aga siiski pigem raskesti. Ja aktsepteerimine ei välista ka muutust selles mõttes, et ma saan aktsepteerida ja ma saan mingisuguseid kogemusi ju ka proovida muuta, kui seda tunnen selleks vajadust, et aga aktsepteerida ma igal juhul võiksime saada. Keegi tark inimene kunagi ühel konverentsil rääkis ka aktsepteerimisest ja ta rääkis tegelikult vähemusgruppide aktsepteerimisest. See muidugi ka puudutab söömishäirete teemat, sest igasugused ka seksuaalvähemused on söömishäirete osas haavatavas grupis. Aga et tõi välja, et kui me räägime aktsepteerimisest, siis see ei ole plusspoolega. Et kui näiteks, et ka vähemusgrupid vajavad aktiivset toetust, et siis see, et kui ma ütlen jah, ma aktsepteerin, et nad on olemas, et siis see on ka veel
noh, kas isegi pluss-miinus või on isegi veel miinus, sest et noh, on nagu on. Nii on. et sellest veel edasi liikuda selle plusspoole peale, et ma võiksin oma keha kuidagimoodi hinnata, väärtustada või seda armastada, et tänulik olla selle tänulik olla, et seda saab ka, sinna poole saab ka liikuda, aga enne aktsepteerimist ei ole see ju võimalik. No ma olen ise meditsiiniõena tegelikult kokku puutunud päris palju kroonilise valu käes kannatavate patsientidega, mis on ju ka meil äärmiselt selline levinud probleem ja väga suure kaasuva vaimse tervise probleemi riskiga, et ka seal see selline radikaalne leppimine, et jah, mul ongi valus, et mitte see püüd saada see valu nulli peale kunagi või et saada kunagi päris terveks, sest et me jääme ainult vanemaks, tõenäosus, et kuskilt mujalt hakkab valutama ikkagi on, et siis on kirjeldatud päris heade tulemustega sellist, sina psühholoogina oled kursis, on selline leppimise ja aktsepteerimise ja siis pühendumise teraapia. See on inglise keeles acceptance and commitment therapy. Ma ei tea, ausalt anna andeks, kui ma nüüd selle ära lõhkusin eesti keeles. Aga kas sellel lähenemisel võiks olla mingisugust sellist perspektiivi ka söömishäirete ka tegelemisel? Kuidas sul tunne on? Absoluutselt, sest need võtted on ülekantavad küll ka sellisesse olukordad, kus mul on vaja aktsepteerida söömishäirega seotud kogemusi ja oma kehaga seotud kogemusi. Mul on endal ka kuidagi tunne, et see olukorraga leppimine nii nagu see on, võib tegelikult elus meil päris palju asju muuta psühholoogiliselt kuidagi kergemini talutavaks. Just. Kui nüüd rääkida erinevatest terminitest, nüüd mul on siin see kehadüsmorfia läbi käinud, mul on juba screening tööriistad arutatud, on ka üks selline fraas, sõna ortoreksia, mis saab tegelikult üsna palju tähelepanu, millest nüüd ka on hakatud rääkima minu meelest kuskil viimase 5 aasta jooksul. Mis see on ja miks sellest räägitakse? Võib-olla väga lühidalt võiks öelda, et ortoreksia on selline rõhutatult tervislik toitumine, aga selle tervislik ma paneks siinkohal jutumärkidesse, et see toit, mida endale sellise, ma ei tea, kas seda nimetada häireks, et meie diagnostilistes kriteeriumites ei ole, aga nähtusena on olemas ortoreksia, et ta on ikkagi selline häiritud käitumise liik, kus on mingisugused väga olulised kriteeriumid nendele toitudele, mida ma siis endale luban. Nad peavad olema siis kas puhtad kuidagi moodi, et kas on siis need keemiliste ainete kindlasti vabad või ökoloogilised või siis mingi kriteeriumi järgi siis tervislikud. Ja selle tulemusena siis see menüü võib jääda üsna piiratuks, et ongi ainult mingisugused konkreetsed toidud, mida ma saan või tohin süüa ja see on hästi selline eriline siis see söömine ja hõivab päris palju jälle aega, et võib-olla inimene tegelebki suure osa oma ajast siis selle söömise peale mõtlemisega, söömise planeerimisega, peavad kaasas olema toidud, sest ei saa väga suurt osa toidudest süüa. Ma nüüd muidugi statistikat ei tea, nii et liiga tõsiselt ei tohi mind praegu võtta, aga mul on siuke kõhutunne, et ortoreksia pigem ei ole meie ühiskonnas vanemaealiste inimeste probleem, et ta pigem kimbutab minu vanuseid, sinu vanuseid, siukseid 2-30-seid, 40-seid inimesi. Et jah, siin tuleb ka jälle mängus, et võib-olla selleks, et ka tänapäevaste kriteeriumite järgi ülimalt tervislikult ja teadlikult toituda ortoreksia mõttes, mul ikka peab olema ka mingisugune raha ja aeg ja energia sellega siis tegelemiseks. Aga ütleme, et nagu meil täna on ju käinud korduvalt läbi, et inimesi tegelikult kiidetakse, nii-öelda see clean eating, puhas söömine, ainete vaba, kõige vaba selline väga eeskujulik söömine, kas ta siis nüüd läheb päris ortoreksia alla või mitte, sellel võib ka olla ju tegelikult oma mõju lastele, kes kasvavad perekondades, kus siis söömine on
väga kõrgendatud tähelepanu all. Absoluutselt, sest see ju tekitab ärevust toiduga seoses, et kas see toit on turvaline, kas see teeb mulle head või on hoopis ohtlik, et nende selliste sõnumitega seoses ju ka toimub hästi palju hirmutamist toiduga, on see teadlik või mitte, aga et appi, et kui ma nüüd sõingi need e-ained sisse, et mis muga nüüd juhtub, et palju ärevust võib sealt tekkida. On ju isegi termin patupäevad, kus inimesed siis söövad. Ja see on jätkuvalt tegelikult päris kohutav sõna, patupäev selle kohta, et ma luban. Ja, et kui ma söön, siis mida siis mingisuguseid nauditavaid toite, mis mind isutavad, et tegelikult see võiks olla jällegi normaalse söömise osa, mitte nii nimetatud patupäeva osa. Jah, et me ei mõtle sellele, aga patupäev on ikka päris sükene traagiline termin. Siis patustame. Siis me patustame. Aga olles ise lapsevanem, muidugi ma ei saa siin jätta küsimata, et mis oleks sinu sellised soovitused, et meie sinuga oleme kasvanud juba teatud ajajärgul ja meie ei saa ilmselt endast päris maha raputada kunagi neid efekte, mida siis selline keskkond ja toonane ühiskondlik norm meie psüühikaga on siis teinud, et mingi jälg meile jääb sellest perioodist, kus siis me alles kujunesime ja kuidas siis toona nendest kehadest ja söömisest räägiti. Aga ma tahaksin küsida võib-olla 2-3 soovitust, et mida jälgida, kui ma ise kodus enda lastega räägin, kas ma räägin söömisest, kehadest, mis tooniga, et soodustada just nimelt seda eneseaktsepteerimist. Ja söömisega seoses, ma mõtlen üks märksõna on võib-olla uudishimu, et me ei peaks kuidagi hirmutama toiduga, me ei peaks karistama toiduga, me ei peaks selliseid kogemusi lisama ei endale ega lastele, vaid et võib-olla see uudishimu ja et huvitav, kas maitseb ja võib-olla kui täna ei maitse, siis homme proovime, kas homme maitseb, et me ei peaks nii palju sinna sellist võib-olla negatiivset emotsiooni juurde looma ja kehadega seoses kindel soovitus minu poolt on see, et kindlasti mitte kritiseerida ja halvustada ei enda ega teiste inimeste kehasid. Minu jaoks on üldse hämmastav, miks seda tehakse ja jätkuvalt tehakse päris palju. Ja küsimus on, kas üldse on vaja rääkida kehadest, kas on vaja neid kiita, kas on vaja neid lisaks halvustamisele tõesti, et see kiitmine, et kui ma ütlen kellelegi, et sa oled nii ilus. Nii, miks ma seda ütlen, mida see on mõeldud siis, mida see tähendab, et mitte, et ma ütleks, et ei tohi nagu komplimente teha, aga kui ma tegelikult ei tea võib-olla selle inimese kogemuse kohta, et nagu meil on tavapärane kiita, et näed, et sõber või sõbranna, et võttis kaalus alla, et nüüd on nii ilus, mis sõnumit see edastab. Kaalu alandamine on ilus aga võib-olla ta leinab ja ta sellepärast on kaalus alla võtnud või et kuidagi, et jah, me võiks üldse teadvustada seda, et kas me kehadest räägime, kui siis teha seda sõbralikult oma ja teiste kehasid väärtustades. Võime rääkida ju kehade eest hoolitsemisest, eks, et toit annab meile energiat, annab häid vitamiine ja mineraale, et sellepärast me sööme ja proovime erinevaid asju süüa. Me võime rääkida sellest, et inimesed ongi välimuselt erinevad ja see on okei, et päris veider oleks, kui me kõik oleks ju täpselt ühesugused. Või kiita kellegi keha juures mingit spetsiifilist asja, et tal on äge juuksevärv, väga ägedad kärts, roosad juuksed. No kui ma tõesti ei saa muud moodi. Kui ei saa, kui peab, sest see on meil ikkagi väga veres. Ja tegelikult, kui juhtub, et mingisugust väga konkreetset detaili, millega ilmselt ei ole väga suurt pagasid kaasas, ütleme vahva pusa või mõnusad ketsid, siis miks mitte muidugi komplimente öelda, aga tõepoolest olen ka mõelnud selle peale, et ka see välimuse kiitmine, et küll see kleit istub sulle hästi, et seda tegelikult avalikult me kuuleme peamiselt ju väga saledate inimeste kohta ja lapsed ilmselt ka sellest ju võtavad oma õppetunni.
ja muidugi, kui kellelgi on mingi lahe stiil, eks, et ja ma tunnen, et ma kohe tahan öelda, et vot nii äge, siis võin ju ikka endale ja teistele sellega rõõmu teha. Aga jah, et muidu me võiks ikkagi väärtustada inimestes ehk muid omadusi, et ja vähem siis sellele välimusele üldsegi rõhku panna. Ja ilmselt ei jää meil muud üle, kui alustada iseendast, on ju? Ja siia isegi, kui me räägime siin laste minapildi ja kehakuvandi kujunemisest, et siis tõesti seda on isegi ka uuritud ja kuidagi tulevad välja ka soopõhised erinevused, et on leitud niimoodi, et kui emad kritiseerivad iseenda keha ja halvustavad seda, siis see mõjutab nende laste kehakuvandit. Et on proovitud siis mõelda, et miks see niimoodi võiks mõjuda, et kui lapse jaoks hästi oluline inimene ei aktsepteeri ennast või ei väärtusta ennast sellisena, nagu ta on, et siis see kuidagi kannab seda sõnumit, et ju järelikult laps ka ei saa siis olla rahul endaga sellisena, nagu tema on. Ja isade puhul on tulnud välja selline seos, et kui isad kritiseerivad teiste inimeste kehasid halvustavalt, et siis see võib nõrgestada nende enda lapse kehakuvandit ka. Et igal juhul võiksime neid asju mitte teha. Nii enda sõbralikkuse suhtes kui ka siis lapsi säästes. No ma arvan, et see on väga hea soovitus. No nii palju ma viimasel ajal seoses lastega olen vaadanud erinevates multikates. Selle sammu me oleme tõesti astunud, et see esindatus on kasvanud. Et tõepoolest multikates, filmikestes on esindatud juba erineva nahavärvi kuidagi sellise kehatüübi, juuste, stiili ja kõige muuga tegelasi. Nii et lisades sinna siis ka sellise vähemasti proovi ennast aktsepteerida nii, nagu ma olen, et siis võib-olla saab asja. Aga aitäh sulle, Anna, tulemast. Sinuga oli väga tore täna vestelda. Väga vajalik teema ja arutame siis omavahel edasi neid asju. Aga minu poolt siis suur tänu ja tänaseks ongi kõik. Aitäh kutsumast!